võsu. Teie ülesanne on ehitada improviseeritud loomalõks, mis päriselt töötab. Lõks peab olema mehhanismiga, mis reaktsioonina liikumisele või kontaktile sulgub, vajub kokku või haarab. Kasutada tohib ainult looduses leiduvat materjali, oma riideesemeid, kui see on loogiline vajalik. Lõks peab olema füüsiliselt valmis ehitatud, demonstreeritav, olema võimalik uuesti üles seada. Võib kasutada sööta, kuid seda ei pea päriselt jätma, kui see meelitab soovimatuid loomi. Teil on aega 1 tund. Nii võsu. Kõige nigelem asi, meil on vaja mingit head oksakest. Jah, meil on vaja. Millest karvida valla. Ja mingit jah suht sirget pulki selles mõttes, et ma arvan, ta peaks ärama küll. Nii suured teed või? Okei. Ei nagu, see peab ju hoidma ka seda. Jah, me teeme suure palgi, okei. Ja me peame nüüd leidma mingi siukse. Mis see ulub? Karu. Karu. Ma enne mõtlesin, ma kuulsin karu häält, kui ma läksin sinna, mõtlesin, oi plää ja mul hakkas suure noaga võitlema lihtsalt. See ei ole piisavalt. Kui me... Jagan midagi. Kas ma panen selle paela 2 korda? Jaa, sa võid seda juba siduma hakata. Ja ma mõtlen ka, aga... See ma vaatan nii kaua neid puusid siin ümber, millel rohkem springi on. See tõmbab nii krussi, vaata, et... Üks jäi seal. Mulle meelde jätta seal. See võib olla päris hea jõuga. Ja lükkab natukene õhemaks, kui võtad mingid teised oksad ära, siis peaks okei olema. Me ei saa ennem lõigata, kui me leiame normaalse lõmastaja. Seega me peame otsima minema. Võib-olla lähme sinna sügavamale. Räägi. Leiad mingit jämedat pakku või? No me kõnsime mööda siin just päris mitmest, aga kui jämedat sa tahad ikkagi? No ta peaks ikkagi nagu olema siuke, et ta ikka jätab sinna kinni. Selles mõttes sa tahad põtra püüdma hakata või? Ei no ikka jänes, noh. Aga selle väikse palgiga sa ei saa teda. Sa mõtled üle. Selles mõttes, et... Oh või, teeme lihtsalt mingi lihtsa. No ma räägin, et võtame mingi väiksema, saame orava kätte näiteks. Olgu, noh püünis on püünis. Jah. Ta ütlen ju, et keda? Väiksema mõõtmeline asi. Joh. See on ikka väga lössu. Lähme tagasi lihtsalt. Ma arvan küll, me läheme tagasi. Sellest täitsa, oi raisk, see on päris norm. No ma arvan ka. Jah. No siia jääb küll alla keegi, noh. Davai. Mõõdame selle aluse pikkuse ka. Äkki. See on siuke hea lõmastatav piirkond. Mõtlen praegu. Me vist saame lihtsalt siduda millegi taha ta võiks ikka jääda, ma jätan selle ühe siia äkki. Ma võtan siit.
palju meil seda teist paela oli? oi, see töötab jah, see töötab. Sest see on ikkagi väga, Ta ei liigu väga jah. siuke konarlik. Proovi sellega teha sama siit, vaata kas sellega saab. Ikka peaks. Äkki see liigub paremini. Meil oli ju vaja midagi, mille taha see jääks, on ju või? Siis ma ei mäletagi. Meil oli vaja meil oli vaja see kuskilt siduda ja... Jaa, aga ta pidi olema hästi stabiilselt, vaata maa sees, et see muidu... ja, meil oli vaja mingi taha, ma hakkasin täitsa meeles. Ja. Aga ma ei tea, kus... Mingi kändu äkki või midagi. Ja. Tahaks tänada selle saate suurtoetajad Food Force'i, kes siis meie osalejatele andis mõnusad õhtusöögid ja osalemise eest ka väiksed lisad, millega tegeleb Food Force. Food Force on siis matkatoitude, kriisivaru ja valmisoleku toitude siis tarnija ja tootja. Kindlasti vaadake nende lehekülge foodforceshop.com ja vaadake, mis teile endalegi seal meeldib. Et nende menüü on äärmiselt suur ja lai igatepidi. Ja nüüd jätkame saatega. Varsti tuleb võtta taskulamp välja, siis et mitte sittagi pole näha. Eks ta ole, joo. Oo, täitsa pime teine. See nüüd tuleb see koht, vaata. Siia. Okay. Ja neli tuleb siia. Ehk siis siia tuleb teha see. Pam. Ja siis see koht peab niimoodi minema, et kui ta siia peale vajutab, vaata. Jänes. Siis ta kukub ära. Jah, sinna käib sööt. Siis kui see läheb alla, siis ta nagu nihutab seda. Just. Näed, võid ka karvida. Ma ei oska teda karvida, seda on väga. Ma teen mingi mälu järgi. Eks näeb, kus tuleb. Ja kui ei tule. Ma üritan praegu siin väiksemat prototüüpi arendada igaks juhuks. Davai. Midagi oleks ette näidata, vaata. Proovi. See on väga hea puit, mida karvida ka. Ma ei tea, mis puit see on. Mu esimene püünis, by the way. Paide vei. Paide vei. Kus on Paide? Seal on Paide vei. No way. On ikka nagu 2 hälvikut sinna. Või noh, ma räägin iseendast praegu. Ei, mina ikka ka. Sina ka või? Jah. Ohoh. Janel, kas sina oled ka helvik või? No, siis me oleme 3 siis helvikud. Kui tore. Ma arvan üldse, et normaalsus on tegelikult üle hinnatud. No täpselt nii. Ikka ja jälle ma astun su rinna peal. Linnapea? Oo, linnapea. Vaata need kuuse, ma mõtlen, kui ta läheb selle, siit on ta pist tugev. Oota, mis su plaan on? Et võtame mingi kuusepuu. Nii. Noh, siuke puu. Siis panen see maa sisse, siis me saame siia taha selle panna. Täpselt siia vaata, sest siit on kinni. Me lihtsalt oleme head puud nagu. Ma panen maa sisse selle. Nagu nii jämeda saad maha ja... No sellest olekski vaja mingit, mis ei ole nii jäme nagu. Okay. Mis see või? Kindlalt panen. Kuule, ma vist leidsin midagi päris head. Ma mõtlen seda, et kas ta püsib sul seal maa sees niimoodi. Vaata, see. Okei, proovi. Mine pekki! Kuidas on nagu see YouTube'i video nüüd ju? Ma ei kujuta ette, kas sind oli ennem näha mind seal või?
jaa. ei no pärast selgub, et pool videot on hoopis podcast tegelikult. Jah, 2 lambi venda ajavad juttu lihtsalt. Arusaamatutest asjadest. Jah. See nuga on ikka ja minu nuga oleks suht jama ikka, see oli ikka. See nuga on ikka ja Silvo, aitäh sulle. Mulle nii meeldib sinu nuga. Nii. Nüüd on küsimus, kuhu me selle setime up? Kuhu me selle... Ta ei oldki vist päris, ta oli kuskil siit maalt äkki ja siis, no muidu see on siin. Jah. Jätame igaks juhuks praegu see, ma praegu veel ära ei lõika. Aga seo siia ja siis, kui töötab, siis lõikame ära. See läks siia on ju ja siis siia vahepeale läks see teine pulk või? Kui suurelt me selle ava üldse jätame? Mingi siuke. Aga... Ja siia läks see teine pulga asi. Jaa. Ma panen selle kuskil siia maa sisse, et vaatad, ma panen praegu siia. Umbes seal. See saab siia taha jääda. Nii. Ma ei mäleta praegu väga, kuidas see teine asi. See oli nagu eraldi, minu arust sa sidusid siia, eks ju? Siia. Aga kus see oli? See oli siin... Ei, see ei olnud kuskil, see oli nagu lihtsalt maas, vaata. Ja, aga see peab siin ümber olema ju. Et siit ta võtab, et on siin. Jah, siin on mitte, see... et ta siin sahmerdab ja siis see lendab ära. Siin oli see asi, siis mingi oli siin kinni, et oli pingal. Ja see oli siin, jah. Oota, see peab olema nagu niimoodi pidi äkki või? No siia vahel lihtsalt peab panema mingi asja. Nagu me peame siia minu arust siduma. Siia seome kinni ja siis ta on pingal ja siis ma paneme siia selle kännu, eks ju, või selle sööda, mis iganes. Siis ta läheb siia, siis läks üks pulk selle sööda peale ja siis ta hoiab pinget, vaata. Nii et siia... ja siis see võetakse ära ja siis on... Ja siis see võetakse ära, vaata, sööb ja siis see lendab ära ja siis see siit läheb ja siis tõmbab. Okay. Lihtsalt siia on vaja siduda ühesõnaga. Saad sinu? Jah. Ma leian mingi pulga. Jah. Pulk ei pea, no mul on siuke paks näite, aga see on näiteks liiga paks minu arust. See on natuke pikk. Ja see on see pikk ka, jah. See on meie sööt. Sae lühemaks. See on ka natuke pikk äkki. Ma mõtlen, et ta võiks nagu näiteks õhem olla, ta on nii paks, vaata. Aga eks see nagu... Oota ära, äkki ei ole hull. Oota. Kas nagu ühte otsa või? Nagu selle... Oota, kuhu see sööb? Oota, ma ei tea, jah. Siia vaja selle. Kuidas ma siia nüüd jääb? Ma ei mäleta, kus see ilma võtti. Sa lihtsalt sidusid ju lihtsalt niimoodi läbi ja kõik. Lihtsalt sealt. Jah, ta on silmist. Kuule, too plaastrit. Mängi veel imelikult. Anna veel Richardile nuga kätte. No ikka tööl ka nii palju nooga sisse. No. Ma olen vist ainult 2 korda lõikanud nooga sisse. Habeme nooga. No. Alt. Riks? Jah. Sul on see nöörijupp alles muidu või? Aha. Joh. Okei. Mul tuli meelde üks lõksuisaid veel, mille me võime teha viimase hädas, kui sellest midagi välja ei tule. Tee ka see ära. Saame 2 tükki. Ma ei tea, kas ma ajaliselt lihtsalt jõuan selle valmis. Okei. Peab nii kaua karvima raisk. Point on selles, et siia paned sööda, on ju,
mingi orav siit tuleb, jookseb silmusesse ennast, poob ennast kinni. Davai. Et noh, kui sellest midagi välja ei tule, siis see on meie back-up plan, Davai. mida ette Aga näidata. seadistad ära siis? No selles mõttes jah, noh. Kui ma siia kinni seon, siis ta jääb siia. Saad selle ära ka võtta. No seda küll, jah. Pane kinni ära. Jah, mis on... See on tavaline unignot ehk siis poomissõlm. Seda võib põhimõtteliselt kasutada alates sellest, kui sul on ju väga rasked ajad ja tõesti võeti viimast väljapääsu kuni ütleme, ma ei tea, mina kasutan teda ka näiteks õnge tamiili sidumiseks igast asjade jaoks. Siuke suht lihtne ja suht universaalne asi. Seda küll, jah. Aga korraks testime ka. Jaa, lihtsalt korraks testime, kus ma praegu mäletan õigesti üldse. Nii. Okei. Kui ma tõmban. Nii, siis see ots peab olema siin kinni. Jah. Nii, et praegu ta on olepidi. Okei, kui me paneme niipidi. Nii. Ta on hoopis teispool seda vist. Et... Jah, ta on siin pool. Ja siis ta on siin nüüd pingel. Ja näed. Ja siis selleks on see pinge. Okei, aga selle peab ka siduma ilusti kinni, sest praegu ta liigub, äkki panna siia umbsõlm. Kas kasutame siis seda paksu või? Tegelikult ma mõtlen, et tegelikult kui mõelda lihtsalt trappi, ta võiks olla pikem, et noh, me peame panema selle siit. Paneme siis siit alt läbi. Oota, kas ta saab siin olla? Ja saab ikka. Ja siis ta on siin. Siin on see uun, mis iganes. Ja siis siin on pinge. Tõmbad või? Jah. Okei. See ei saa praegu siduda või? Ta tõmbab praegu liiga otsa. Sest praegu ta tõmbab siit välja selle. Oota. Siis ma pean lihtsalt selle, pean ta sinna poole siis tooma. Oota. Okei. Nii, las ma nüüd mõtlen. Ta peab olema niimoodi. Ta peab otsa alla minema. Seega see ei või liiga pikk olla. Sest ta peab olema siin niimoodi pinges. Ja ta, okei, see peab üldse olema kõrgemal. Kurat, sest ei saa, ta ei ole siin pinges, ta peab olema siin kõrgemal ikka. Kuidas ma tahan kõrgemal? Jaa, kui sa lihtsalt, no see loogiliselt mõtled nagu, kui ta on niimoodi, siis ta tõmbab selle lihtsalt siit alt välja meil. Nii. Kurat, no. Aga tee kahekordne siis. Ja siis... Põhimõtteliselt jah. Pärast teeme. Ta jääb kinni muidu. Mis asi jääb kinni? Aga kas sa ei arva, et orav selle oksaga, või noh, ta teeb, demonstreerib ära, siis see oks on võib-olla natuke halb valik kohta, see oks just. No see... Okei, jah. Kui sa juba käega tõmbasid niimoodi, siis sinu orav... Jah. Oh my god, see seisab. Oh my god, see fucking seisab. Let's fucking go. Oh my god. Hype.
see on ju maasika. Püha isa anna jõudu. Kurat, ma karda isegi püha isa ei aita siin enam. jah, küberga näige. Saad hoida seda niimoodi all? Nii. Ja siis tee see auk ka suuremaks. Ja siis, et see... Paneme äkki teiselt poolt või? Siis tal on... Me näeks vahet ei ole, paneme siit. Ja siis see... Aga see peab olema siit, selle all. Nii. Jah. Läks. Selle saab kätte. Okei, paneme ta nüüd üles jälle ja las ta nüüd olla siin nii kaua, kuni tuleb hinda. Nice. Olemas. Võiks toimida. Peaks tegelikult rohkem teda lükkama. Et sinna tuleb sööt, siis see lükkab seda ka. Siit poolt. Jah, siia paned sööda, vaata. Okay. Siis ta vajutab alla ja siis ta lükkab selle ka ümber. Okay. Aga see tähendab seda, et me peame tegema talle ikkagi selle, et ta saaks lükata. Ma teen siia poole. Oh, proovime. Kumba pidi ta käis? Teistpidi. Teistpidi ikka või? Niipidi? Jah. Proovime niimoodi. Ma ei usu, et see püsib siin niimoodi. Me pahan selle valk ära siia. Oota. Jah, väike tuuliill. Ma arvan, see ei... No carving peab olema palju parem, nagu ma panin täiesti mälust. Testime kohe ära või? Teil on valmis. Sööt on siin. Okei. Plaan B või? Kuule. Davai. Plaan B. See kukub sinna üldse. Siin peaks olema kõvem maapind peab all olema. Küll, ütleme siis, et meil on valmis. Türa, kõik mu suur vaevna. Ja ma pakkusin, et see ei kuku maha, sest et see vajub sisse ja siis ta nagu ei lükka. See peaks tegelikult seda lükkama, seda. See teine see, mis ta on seal, vaata, siis ta peaks nagu lükkama seda teist pulka. Seda ülemist pulka. Vend elus esimest korda karvis seda, nii et noh. No tipud peavad olema kõik jumala siledad, et see, mul oli üks, see, mis siia sisse läks, vaata. See oli täiesti nagu siuke, ehk siis ta hoidis juba seal sees kinni ka juba seega. Ma panin nagu, et see ei tööta juba, aga noh. Hakkab plaan. Väike oravake. Jookseb siit ülesse. Siin on sööt. Läheb sööma. Hoob ennast üles. Miks ta maha kukkus?
peaks natuke libedam olema või? Noh, teooriast võiks olla natuke libedam, jah. Aga noh, see nöör on nagu on. Just jäi tõest väga heast momendist. No Okay. oled sa nüüd õnnelik? No vähemalt orav suurepärane siia. Noh, oks oleks ka Kaktis. parem. Ja töö, tehtud. No ei ole tehtud ju. Kuradi riks, ma ütlen. Ei no kõik nägid, et see töötas. No kõik nägid, see töötas jah, aga ühesõnaga teeb siis väga basic orava lõksuga. See siin tähistab nii-öelda sööta, on ju. Orav ronib siit, jookseb, läheb sööda järgi, hüppab silmusest läbi, jääb silmusesse kinni, hakkab rapsima ja põhimõtteliselt poob ennast ülesse. Ja kogu muusika. Teeb väikse backflipi ka ja. Sellist asja ma kunagi kuskilt YouTube'ist nägin, keegi tegi. Et see oli meie backup plaan juhuks, kui jah, kuna see 4 lõks saanud meil ei võtnud vedu, nii et. 4 lõks, kui ma arvan, et ära teinud. Räme raske. Nii. Sa hoiad kinni. No muidugi, kurat, see ju. No tule eest. No Shane ja Fawkin. Reaalselt siia tuleb mingi tuul ja see kukub ümber. Kris, võta dokk. Mis dokk? Võta lihtsalt mingi dokk. Pane vastu seda. Balanseeriks. Joo. Upgraded 3.0. No ei jää, vaat seda. Jänes tuleb, vutt. Noh, ei ole midagi, proovida. Töö teinud kehva. Nüüd on hea. Ühesõnaga ma tahan teid tänada väga, et te tulite. Et te selle projekti nagu selle gamma jaaga, mis see nagu toimus üldse kaasa tööta, see suht raske, ma olen üritanud seda teha äkki 2 aastat vist või midagi sellist. Kord on ideed ära röövitud, kord inimesed kohale tulla ei taha, on ja vähemalt praegugi kohale tulite, ma ei saa palju pakkuda, ma saan vähemalt pakkuda midagi süüa, on ja et ma hakkasin järjest teile andma. Ma arvan, et meie seda vist kõige esimesena anda. Ühesõnaga, siin on seal on magusad, seal on kohvi, seal on pearvaad, siin on energiapatoon ja ma loodan, et kohvi jooda ka palun. Food Force pani veel osalemise eest ka nagu lisapaki sinna juurde. Muidu oli esialgne plaan pisut teine. Aitäh! Lähme järjest edasi. Pidanud nüüd korra. Aitäh! Järgmine. Ja veel kord suured tänud, et tulite. Et kindlasti tuleb veel teisi saateid juurde, kindlasti ma kutsun teid niikuinii tagasi. Sest huvitav oli jälgida, kes kuidas nagu käitub. See, mida te praegu nagu tegite, et igaühel on mingi oma stiilis peavari.
teil oli vist kas 3 erinevat lõksu on ju? 2 vist on ju. Et te olete ikka päris kõvasti valmistunud selleks. Nende pealt oli ka näha, et kellel olid sõlmed selged on ja kellel mingid hullussüsteemid, möllud, asjad on. Ja vee filtreerimised, kõik need, mis tegelikult on tähtsad, aga see 24 tunni jooksul, mida kõike korraga vaja pole. Reaalsuses need lõksud ja kõik muud asjad, nagu ma ka enne ütlesin, on võib-olla sul paari nädalaga pead sul see tegema neid asju, mitte 1 päevaga. Et te tegite seda faktiliselt 7 tunniga, mis on tegelikult suht kõva sõna. Aip! Nice. Good boy! Pane vee sooja ära. Okei, nüüd meie süsteem ka. Magamiskorraldus. Panime magamiskotid kokku. Jälle mingi ämb. Nojah, eks neid siin jagub. Kuule, siin on ikka, need on ikka vist jah. Oi, plää. Me läheb üks raudselt ronib kellegi näkku. No kuidas on? Sähvi. Täitsa magamistunne, aga kell on 8. On küll jah, ma vaatasin sama, kell saab nagu fucking 8 ja nii kui väljas pimedaks läks, siis hapu. Tegelikult on tunnu, noh. Aga hitta ka. No näe. Elkur mu selkis. Jaa. Ma vaatasin tuli põleb peale. Ma korra panin see pealamp oli lihtsalt enda valgustuseks. Normaalne. Täitsa mugav nagu, mul ei ole isegi neid soojakotte ja jumalast vaja nagu. No siis on hea vähemalt. Jah, äkki keset tööd peab panema, aga praegu on täitsa okei. Mul oli siin mingi paar ämblikut, mingi ronisid siin. Ja üks konn. Aga noh, nendel ei tohi mõelda muidu. Kell on 2 öösel. 2.20 täpselt. 2 puugijuhtumit juba. Vaatame, mis hommikuks saab siis. Mis just juhtus? Mingi hammustas puuk. Esimest korda oma elus. Vist nägin esimest korda oma elus ka puuki. Ei, ma olen koera peal näinud tegelikult. Aga nüüd on putsis nagu. Tegelikult ei ole. Mul nüüd see insafaliit või mis iganes ja ma vaatasin, et siis ma küsisin chatilt, et see on vist selle jaoks saab vaktsineerida, aga ma vaktsineerisin, kui ma olin 13. Seega jah, ma sulen ära. Seal oli see kaotada mäluprobleemid, siis tasakaaluprobleemid. Täitsa putsis jah. Ma ütlesin, et ei küsiks ChatGPT-lt ega loeks rohkem. See oli nii värskelt siis söönud ja ma tõmbasin selle välja ja sealt ei Värske doos ensafriiti lihtsalt, noh. Väga hea, veel parem. Tegi ulgu, siis Markus on nagu, see on raudselt hunt. Ja siis ma olin, et anna siis mulle see piperagaas kaasa, kui ma lähen küsima. Ja siis ta ütles, et aga mina olen see ju, kes ei saa liikuda. Ei no ma olen istuv sihtmärk, sina saad liikuda vähemalt. Ma olen liikuv sihtmärk, mis on nagu, kõik on nagu tagaajamine ju nagu. Ja aga minul tuleb siia hunt, ma lihtsalt sulen ära, ma ei saa isegi joosta. No reaalselt. Näete, kuidas mind koheldatakse. Aga soe on. Ja väga palju neid koiliplikaid tuleb selle valguse peale. Hommikul mul on hea kerge olla ka, sest puugid tõmbavad kõik korda veremeist välja. Kuonna pois. Kuulus rohelina.
noh, kuidas on? täitsa okei. Jah, kell on 3:30 saanud ja lõkke uuesti toimib. Katus on vett pidanud siiani. Räägi enda eest. Üldiselt on kõik hästi olnud. Ma pea kohal enda. Katuse parandus. Noh, niivõrd-kuivõrd jah, et need osa, mis me kilega saame katta, need peavad hästi vett, aga siin on jah täpselt see auk, kus hetkel ainult jah kuuseokkad seal, et midagi on punnime. Aga üldises pildis midagi hullu ei ole olnud ja et ega siin ei ole väga sadanud ka tegelikult, et Tibutab ainult. Näkku tibutab praegu. et selles mõttes ei ole, kõik on itševoo, et näeme hommikul. Ühesõnaga kell on siin kuskil 2:30 praegu ja ärkasin ülesse, sest et lõkke oli ära kustunud, nii et üritan selle uuesti käima saada siin. Muidu jah, circa kuskil 4 tundi on juba magada saadud ka, nii et vaatab, kas poeb varsti uuesti põhku või paneb hommikuni välja. Sest ta on seal niiskusega seal kõva nahju ütles, ta istus mulle siis. kuidas ise magasid? Niimoodi. Mina küll, see pool enam pole, sest et pakke täitas, teine pool lekib. Kaks sõna Kuku raadiole. Kaks on piisav, 3 on ahnus. Kile. Mis asja? Ehk siis üks kile jäi veel puudu. Ei puudu. Ma ei tea, mul oli küll väga hea nagu saiand ahjus. Tal oli 2 kile, mul oli 1. Jaa, mul oli lõke, kurat. Vaadle hüpe ju. Üldse, mille üle siin vingutab. Ei, ainult hommikul oli märg. Muidu on suva. No. Hea soss oli. Ei no mul ka magamiskott on märg, aga nagu see on pohhu veits. Öösel oli veel kella keeramine ka. Jaa, praegu oleks küll, mis asi, kell oleks 9. Ma olin väga pettu, kui ma seda öösel taipasin. Ma õnneks läksin siis magama. Ei oota. Kell 4 keerati, kella 3 Oi, peale. perse. Ma olin nii kaua üleval, siis ma vist ei saanud aru. Ma vaatasingi, et oota, kas just ei olnud 3 või oota. Ei, ma ei tea, ma 3:30 veel, ma tegin siin filmi siin. Jaa. Ja siis ma tulin püsti, tegin lõkke uuesti üles, siis vaatan, kell on jälle 3. Ma olen nagu, mis asja? Kiirus. Tuli meelde, jah, et see kella. Öösel käidi veel pintsette ka küsimas sealtpoolt. Mis see? Seal või? Mille pärast? Puuk oli. Puuk või? Kas ma viskasin pikali, siis ma tunnen Raidegi kõndima. Siis pani siit köövaht välja. Peab ka ennast üle tšekkima, noh. Mind tuli mingi Tulen ka kohta. küll, jah. Jah. Hommikul. Nagu ta on. Kui tahate keha soojaks lasta, siis ma panen ahjusel sooja. Mul on täitsa soe kuidagi. Öösel oli ka päris sisse. Praegu ka lihtsalt. Rohkem leinapuuka. Ma ei tea, äkki pärast teatab, ma ei tea. Jah. Peab üle vaatama. Mul oli enne puuk hammustud ka, täitsa puks. Mul oli viimane, kui ta oli täpselt siin kõrval niimoodi. Ja see on, ma siiamaani veits paistis. On mitu nädalat tagasi. No mu keha reageerib veits teistmoodi kui nende. Ja siis iga kord, kui
puuk on ära vaskinud, pruun taik alles siin. Nagu lõpuks terve keha on täis. No põhimõtteliselt ma viskasin pikali ära, siis ma tunnen, keegi tuleb vöö vahel. Oligi, väike tõsune. Ma tean, mul on see entsefaliidi mingi see vaktsiin oli tehtud, siis kui ma mingi 13. Siis on tavavase praegu ole. Mul 25 või? no natuke on möödas. mul vist ei olegi tehtud kunagi. aga mul on olnud ka tuupi, ma ei tea. Mida hakkas lekkima eile? Mul see tuli meelde, Kris magab ja siis ta teeb siukest häält. Ja siis vaikus. Öö möödus õnneks soojalt. Mul oli päris hea uni, aga Markus siples väga palju. Ja me olime ka sama, või tähendab, me panime need magamiskotid kokku. Nii et mul ei olnud pääsu ka sellest siplemisest. Aga muidu oli hea. Alles hommikupoole hakkas vett sisse tilkuma läbi selle katuse. Aga ise olime suhteliselt kuivad ikkagi. Mis kõige rohkem meeldis, oli eile, ma arvan, see tule tegemine isegi. Mis siis, et see oli ainuke asi, mida me ei võitnud lõpuks, aga mulle meeldis, et me saime tule üles. Ja mida õppisin, on praktiliselt kõik need ülesanded, sest polnud väga midagi neist teinud. Ja mulle meeldis väga see õhtusöök ka eile. See oli mõnus peale seda pikka päeva. Ja. Mitte mõnda aega. Markus sõi puugi ka nii, ma nüüd mõtlen, et kas mul on ka midagi küljes, aga loodame, et ei ole. Mul jäi enne see veits poolikuks, et kas ma tuleks tagasi ja ma tuleks küll tagasi. Kõik. Öö mõõdus suhteliselt rahulikult, et katus enam-vähem pidas vastu. Mõned väiksed lekked olid. Aga mis oluliselt juurde andis, kindlasti oli see lõkkease seal ukse ees. Et selles mõttes magada oli küll väga soe. Kindlasti ta oli siuke tore vaheldus jälle, et ei olnud üsna pikalt nii-öelda metsas olnud ja sai natuke lõbutsetud. Et uusi asju ma otseselt väga ei õppinud, aga sellegipoolest ma arvan, et kui siuke üritus tehakse, siis tuleks kindlasti uuesti. Möödus suht rahulikult. Loomi ei olnud. Suhteliselt kuivalt ja asju. Ja lõkkega oli päris hea. Öösel kustus ära, panime uuesti külema ja täitsa normaalne oli. Hommikul oli natukene märjem. Aga suht kindluses. Õppisin nüüd esimest korda püünist tegema, mis oli nelikpüünis, täiesti piltmälust, väga ei õnnestunud, ma arvan, seda videost näha. Aga muidu jaa, tuleks uuesti. Et öö möödus mugavuse mõttes mingi 20, aga me ei läinud, aga see ongi väljas metsas magamine, aga me ei läinud märjaks ja selles mõttes oli soe. Küll oli. Mul lemmik oli kindlasti onni ehitamine, sest ma olen väike laps ja see oli lõbus seal. Ja siis lõks, sest olime harjutanud seda lõksu ennem, aga siin tuli palju paremini välja, kui me harjutasime. Ma õppisin uut kindlasti vee filtreerimine, see imestas mind vist kõige rohkem, et ta tegi täitsa puhtaks nagu vee, mis oli hästi sopane. Jah, see oli nagu põhiasi vist, mis mind kõige rohkem imestas. Ja õppisin. Ja tuld, muidugi tuld tegema selle tuletikuga. Jah, see, midagi? Tähendab tulepulgaga minu viga. Et üllatavalt raske, aga
väga hea meel, et ma nüüd mingil määral oskan, ma ei tea, noh, ma tegelikult ma ei julge lubada, aga ja kui ma tuleks uuesti küll, aga enne ma peaks, sest öösel mind hammustas tegelikult puuk ja see oli esimest korda, kui ma elus üldse puuk hammustas, nüüd šokk ja nüüd ma mõtlesin, et ma enne kui ma uuesti tuleks, siis ma peaks tegema kindlasti selle vaktsineerimise, selle puukentsefaliidi vaktsineerimise ja siis võiks uuesti küll tulla. mu esimese saate kokkuvõtteks siis, et kõik püsisid enda onnis, keegi meie telki sooja ei tahtnud tulla. ja öösel olid mõned puugiintsidendid, kellel oli külm, kellel mitte, aga tõesti väga hea oli näha, kuidas nagu inimesed sellises olukorras, kus neil on limiteeritud vahendid ja nende ülesannetega peavad hakkama saama, et ja milline nagu on nende visuaal sellest, milline peab üks onn välja nägema. tõesti huvitav, erinevad stiilid samamoodi vee filtreerimisel, lõksude tegemisel ja muidugi kõige raskem vist oligi neile see tule tegemine, et see võttis päris korralikult meist selle viimasegi välja. ülejäänud nagu nii raske ei olnud, aga ülesandega nad said ikkagi lõpuks hakkama ja see on ehe näide sellest, et miks on hea osata siis kasutada tulepulka tule tegemisel, et kui sul muud alternatiivsed vahendid alt hüppavad. jaa, loodame, et saade meeldib teile. Kindlasti me hakkame seda rohkem tegema. no see esimene oli rohkem selline katsetamise asi. Pigem küll jah, et sihuke katsetamine, aga tõesti tore oli see, et me saime ka uute inimestega tuttavaks. ja järgmine saade selle idee nagu veel, või noh, mitte idee otseselt, aga nagu kuidas ta peaks välja nägema, see veel käib, et ei pruugi olla otseselt metsas, aga mingi teistsugune olukord. ja ma arvan, et kindlasti hakkame neid saateid päris palju tegema ja loodame, et leiame ka need inimesed selle jaoks ja kindlasti tuleb veel lisaks siis ka need saated, kus me võtame kokku need samad inimesed, kes ütleme eelmistes saadetes pigem siis on saanud maksimumpunktid ikka. Paneks nemad ka veel uuesti kokku siis teiste inimestega, et vaatame, mis sealt tuleb. ma mõtlen seda, et kui keegi tahab kunagi osaleda, et siis võib meile kirjutada, sest no me oleme nii kaua planeerinud seda saate tegemist, aga osalised kas on alt hüppanud või ei ole piisavalt kokku saanud. Et see on olnud meie põhimure. jah, see kahjuks on, et see esimene plaan, mis meil oli, seda me kahjuks jah ei saanud teha, sest me pidimegi muutma selle asja pisut ümber siin ja kui me selle ümber muutsime, siis nagu näha, see nagu esimese saatega valmis. ja vaatame, et millised on järgmises saates mängud, milline asukoht, millised inimesed on ja näeme järgmises saates.